autoritaarne diktatuur, mis siin riigis toimib ülimalt hästi. Et erinevalt teistest riikidest ei ole nad väga oluliselt repressiivsed. Ehk siis näiteks, kui me ületame homme piiri, siis kaob teil ära Facebook ja Messenger. Sellepärast, et Ugandas ei ole need lubatud. Aga elab siin circa 30-14 miljonit inimest. Ja Kigali linnas umbes miljon. Tema riigi nimetus on ka 1000 mäe või 1000 künkariik. Et Des Mille Collines, nagu see hotelli nimigi on, see prantsuse keeles tähendabki 1000 mäge. Et siis 1000 mäe riik on ta, et ta on hästi künklik mägine riik. Seega see rahvas on eriti veel nagu kontsentreeritud igale poole orgudesse. Hästi kokku nagu ja ta on maailmas siis päris riikidest rahvastiku tiheduselt 5. kohal. Et noh, nende alla päris riigid toetab siis alates 10 000 kilomeetrist. Ja jalutame siis kõigepealt selliste kohta, mida nad ise kutsuvad Belgia memoriaaliks või Belgia muuseumiks. Et see on siis üks nendest genotsiidi kohtadest või genotsiidi muuseumi kohtadest. Siin siis see memoriaal, kus nad praegu on siis Belgia sõduritele, ÜRO Belgia sõduritele pühendatud memoriaal. Siin sai neid 12 tükki surma. Et nemad siis lahingusse siin selle sama genotsiidi käigus ja siis said siin hukka. Et saate sinna korra sisse vaadata, seal on mõned pildid sellest ajastust, enne, pärast. Ja siis pärast seda liigume me jalutada läbi selle kesklinna osa oma autode juurde. Ja üldiselt enamus Ugandast räägib siis Baganda keelt, mis on üks nendest bantuhõimude keeltest. Ja muidugi on igal hõimul ka oma keel, oma dialekt, mida nad siis räägivad. Ta on kõige puhtam Aafrika riik, kõige korralikum Aafrika riik. Ta on, siin toimuvad iga kuu kas esimesel või viimasel laupäeval subotnikud, mis tähendab kohustuslikku koristuspäeva. Teeme ära, koristame. Ja et need inimesed, kes siin elavad, osad on, eks ole, Batsko-pigmeed, aga suur osa ülejäänud inimestest siin on Rwanda ja Kongo immigrandid. Et Rwandast tulid nad peamiselt siia, kui seal oli see suur genotsiid, põgenesid siia ja jäid siia lihtsalt. Ja Kongost tulevad nad tänase päevani kogu aeg üle piiri, et me sõitsime ühele ÜRO veokile vastu, mille suur kast oli täis inimesi, nad olid kõik Kongo põgenikud. See on praegu sõda. Samas teisel pool mägesid on praegu verine sõda, kus raiutakse käsi jalgu inimestele otsast ära, eks ole. See kõige õudsam, see vereteemati filmis nähtav siukene rõve sõda, eks ole, see käib seal praegu. Ja Uganda on ülimalt sõbralik riik immigrantide suhtes, sest nad on kõik samad rahvad. Ja nad võtavad peaaegu kõik vastu alati. Ja nad annavad neile hästi kiiresti kodakondsuse. Aga kui sa ei jõua, kukkud ära täiesti seal metsas, siis ainukene lahendus on helikopter või kanderaamiga kandjate tiim, mis maksab juba $300. Kindlasti saab selle pärast panna reisikindlustuse alla, aga noh, ikkagi. Päris odavalt helikopter? No helikopter, ma arvan, on ikka palju kallim, aga 300 on see, kui tuleb sulle meeskond järgi ja võtab see kanderaami peale. Mask on kindlasti kaasas olema. Seda tuleb kanda siis, kui sa oled see tund aega gorillade juures. Aeg läheb käima gorillade juures siis, kui sa oled nende juures kohal. Siis nad ütlevad, annavad märku, et nüüd palun mask ette. Ja see on ka see hetk, kui nendel läheb nii-öelda aeg käima, gorilla aeg. Kõige olulisem alati on liikuda ühtses tempos. Rahulikus ühtses tempos.
mitte niimoodi, et keegi jookseb, nad hoiavad üldiselt seda tempot, nad teevad piisavalt vahepause, aga mina olen leidnud, et kõige lihtsam on alati lihtsalt aeglaselt rükkida. Ilma muutmata oma kiirust, ilma sedasi, et ilma nii-öelda lõputute pausitamisteta, et pausitamised on need, mis võtavad endal võhma välja palju rohkem, kui rahuliku sammuga pidev liikumine. Ja need külad, mida me siin praegu näeme, või see küla, mida me siin praegu näeme minu selja taga, see on siis Rwanda ja Kongo põgenike küla. See on siis inimesed, kes on mitte siis need pygmeed. Pygmeede juurde me alles lähme. See on siis tavaline Uganda külaelu. Need pygmeed, nemad siis elavad või elasid kuni 91. aastal samamoodi nagu mägikorillad. Ehk said metsast selle kõik elasid. Tegid oma riided nii-öelda kehakatted, tegid sellest, mis nad metsast leidsid. Nad sõid seda, mis nad metsast said, nad küttisid seda, mis metsas elas. 91. aastal neile järsku öeldi, et ei tohi enam seda kõike teha. Ja siis nad kupatati metsast välja järsku. Jah, nemad on nagu kõige raskemas positsioonis tegelikult siinses piirkonnas. Ja siis pärast seda korvipunumist vaatame, milline näeb välja nende kool, kogukonna kool. Siin ei ole riigi kätt üldse asjas sees. Ehk siis 2010 aastal rajati see kool, et kell 8 algavad koolitunnid ja lõpevad kell 5, kell 17. Neil on väga pikk koolipäev ja nad peavad olema koolis juba kell 7 hommikul, ehk tund aega enne koolipäeva algust. Neil on 256 õpilast, kes siis jaotuvad ära sellesse algkooli ja lasteaeda. Ja siis lähme juba Patvade enda külasse, nendesse pygmeede küla osasse. Me saime Volts teada, need on sinu omased kõik seal muud. Nagu ta ütles, et ärge öelge õudne, et nende elu on kõvasti paranenud. Et ennem oli õudne, nüüd on juba talutav. Ja kui rääkida näiteks igasugustest annetamistest ja asjadest, siis leidke mõni selline projekt, kus on konkreetne kool, kus on konkreetsed näod, konkreetsed inimesed taga. Rahvuspark jaguneb erinevateks nagu tsoonideks.
tähendab siis kahte järve, Victoria ja Edwardi järve. Ja need siis kuuluvad Aafrika suurde järvistusse, mis asub siis Ida-Aafrika Rifti-orus. On Lääne Rifti-org ja Rifti-org. Mõlemad asuvad Ida-Aafrikas, aga Lääne ja Ida oma. Ja Rifti-org on siis see, mis tekib siis, kui kaks platood teineteisest eemalduvad, kaugenevad. Et kõigepealt tekib sinna org, kuhu põhja tekivad üsna sügavad järved, jõed ja lõpuks võib juhtuda, et sadade miljonite aastate möödumisel ühendab ta ennast mõne ookeaniga ja tekib meri. Näiteks minu teada üks tuntumaid Rifti-orgusid maailmas on Punane meri. Ta on hiljem, ta on tekkinud lihtsalt. 40 kilomeetrit. Ja see Rifti-org laieneb iga aasta mõned sentimeetrid. Tuleb teda juurde. Enamus Aafrikas suurest järvistust on siis nii Ida- kui ka Lääne Rifti-oru sees alati. Et sinna moodustuvad järved, mis järvedes kunagi moodustuvadki mered, milles moodustuvadki ookeanid. Ja vaadake siin, üks paavian sööb, nokib siit sipelga pesa laiali. Nad söövad, jah. Many on the tree, up. Nad söövad sipelgaid. Yeah, what are they eating on the tree? They're eating those top small flowers there. Ja siin praegu nad söövad selle puu õisikuid. But they like ants too much. Vasakul siin noorhärrad pusklevad. Harjutavad. Yeah, fighting. On koolipriid, ei ole. Koolipriil on nüüd pikk nokk, ei ole koolipriil. Koolipriil on vähemalt 10 sentimeetrine nokk. Kes teeb pesad allapoole? Meil on aukond allpool. Jah, see on mingi lind, see võib olla, aga mitte koolipriil. Oi, kummine. Edwardi järve 77 kilomeetrit üle järve minnes on Kongo. Ja see on siis 85% järvest on Kongo oma, 15% on Uganda oma. Siinsed krokodillid pidavad sööma juba surnud loomi või enamasti kala. Et ei kütigi nad eriti siin ei inimesi ega isegi mitte vesivohlusid. Et öeldakse, et on Aafrika suur viisik, aga need on siis siinses plaanis lõvi, leopard, elevant, pühvel ja ninasarvik. Ja et võib-olla nägite ka, kui me sõitsime gorillade juurest ära, võib-olla nägite ka Uganda rahvuslindusid, mis siis on inglise keeles grey-ground crane ehk siis lõunakroonkurg. Ta liigub vee all umbes niimoodi nagu astronaudid kuul. Niimoodi põrgates hüpates nagu põrkepall. Ta teeb nagu niimoodi siukseid nagu hüppeid mööda seda jääpõhja. Ja siis lükkab ennast üles, võtab hinge kopsub täis, läheb jälle põks alla ja hüppab sellele, põrkab nagu. Ta on ainult madalas vees. Suhteliselt madalas vees, nemad jah, sügavale ei lähe. 8 meetrit oli ka Singa kanali sügavus. Et niiluse krokodill võib kaaluda kuni tonni. Ja Austraalia merevee krokodillid kaaluvad kuni 2 tonni lausa. Aga niiluse krokodill on ohtlikum. Ikka veidike sassi. Naiste armastaja. Naistel peab nii vähe. Seda on veel juurde. See, kes said iga Ja
siin riigis elab siis 50 erinevat hõimu. Et jah, et paljudel nendest hõimudest on ka oma kuningad, valitsejad, juhid, aga nad on nagu kultuurilise tähtsusega, nad on nagu kultuurikandjad. Et poliitilist võimu nad võivad, aga ei pruugi omada. Siis on neil muidugi hulgaliselt ka punaseid pühaseid, mis tähendavad siis ühepäevaseid puhkepäevi lastele kui täiskasvanutele. Okei, ja kooliharidus siin riigis on siis kohustuslik. Kohustus on käia 6 aastat, 6 klassi koolis. Algkool ise on 7 klassi. Et neil on 3 ametlikku riigikeelt. Inglise, Luganda ja Swahili. Tegemist siis Bigodi nimelise külaga. And the name of this project is the Bigodi Community Walk. Ja selle projekti nimi siis Bigodi kogukonna jalutuskäik. Et 2 eesmärki sellel siis on, sellel kogu organisatsioonil, kuhu me siis praegu oleme tulnud. Üks eesmärk siis muidugi tõsta, aidata inimesi vaesusest natukene kõrgemasse vaesusesse. Ja teine asi on siis säilitada loodust. Ja et selle jalutuskäigu ja ülehomse soomatka tasu, mis me oleme maksnud, see läheb siis konkreetselt selle kogukonna hüvanguks. Ja konkreetselt toetavad nad siis madalaima sissetulekuga peresid siin. Ja et selleks siis on valitud välja siin küla kogukonnas mõned kodud, mis kõik teevad mingit endale iseloomulikku asja ja seal siis tutvume nende kodudega ja sellega, millega nad tegelevad. Kuidas läheb? Rungi vastus on siis ikka hästi. Yeah, so her name is Santrina. Tema on siis Santrina on see naisterahvas siin. Praegu ta siis eraldab siit she's getting the husk away from the bean. Praegu eraldab ta siis marja kestasid, et saada oad kätte, et iga marja sees on 2 uba. Siis külastame kohalikku witch-doktorit või nõidarsti, šamaani, tema kodu siis ja näeme, kuidas ta kasutab või milliseid ravimtaimi ja ravimetodeid tema kasutab siis oma inimeste ravimiseks. Ja nende kultuuris ei saa olla selleks šamaaniks kunagi naine, vaid peab alati olema tegemist siis mehega. Tema on siis Alex, banaanimees. So all the 3 products begin from making the juice, the beer and the gin. Ja kõik need asjad siin saavad alguse banaanimahlast. So he's going to begin by making the juice, then he will tell us how the juice turns into the beer and the gin. Ja kõigepealt teeb ta siis banaanimahla ja siis pärast seda teeb ta banaaniõlle ja näitab, kuidas banaaniõlle tegemine käib ja siis pärast seda, kuidas käib banaani džinni tegemine. Welcome dear visitors, welcome today. Welcome dear visitors, welcome today. We are happy to be with you now. So we are happy sometimes like now. We say dear visitors, welcome. Visitors from Estonia, visitors from Estonia. We are happy to be with you now. So we are happy sometimes like now. We say dear visitors, welcome. Welcome dear visitors, welcome today. We are happy to be with you now. So we are happy sometimes like now. We say dear visitors, welcome. Šimpansid on iseenesest territoriaalsed loomad, nad ei lahku oma territooriumilt, see on see, kus nad elavad. Aga nende territoorium ühe grupi kohta on 26 kilomeetrit, mis päris suur ala. Nad on loomad, nad võivad liikuda ühest äärest teise, olla kord siin, kord seal. Tavalt pannakse meid küll kas autodega või siis jalgsi tulles sellesse nii-öelda õigele poole maha, et ei peaks nagu teisele poole parki minema. Ja nüüd siis need territoriaalsed loomad, nad teinekord hiilivad välja ka oma territooriumilt.
vahel inimeste kogukondadesse, kuigi inimesed on tegelikult loodusliku pärdiga. Inimene on nendele ikkagi alati vaenlane olnud, inimene on nendele ohtu olnud ja nüüd siis nad neil on siis oma teiste šimpanside alad ka ja siis on need kahe ala vahel tavaliselt ei kellegi maa hall tsoon, kus nad ei, kuhu võivad mõlemad karjad liikuda. Kari, on ka õige öelda kari. Hõim, pere. On siis hõim tegelikult, üks šimpansi hõim. Kari on ka hõim. Et pere on natuke suurem kui pere, kogukond. Igatahes, ütleme siis kari. Et see kari saab liikuda sinna halli tsooni, ei kellegi maale. Aga mitte kunagi ei tule siis teine pool sinna vastu. Et kui peaks juhtuma nad mõlemad korraga sellesse kattuvasse halli tsooni, siis läheb sõjaks. Lahingud tulevad. Ja lahingute käigus nad tapavad teineteist. Et nüüd kui need šimpansid sõdivad, lahingud, siis kõige ohustatumad nendes lahingutes on siis isased ja lapsed. Et lapsed tapetakse teise grupi poolt siis ära ja süüakse ära. Nägime siiski lähedalt. Igas mõttes saime jälitada, saime vaadata. Kindlasti said mõned pildid ka. Okei, et siin on oru põhjas on jõgi ja nad olevat üle jõe läinud. Sinna me järgi ei lähe. Siis saab, hakkame lõpetama vaikselt metsast välja jalutama. Murchison Fallsi rahvuspark on 1952. aastal asustatud ja see firma, mis seda paati opereerib, toimetab siis 54. aastast juba. Nad oleksid varem teinud siia juba rahvuspargi, aga teda 2 korda tabas suur tsetse kärbeste invasioon. Tähendab seda, et see oli ohtlik inimestele, haigused ja alles siis 52. aastal loodi rahvuspark, mis on siis 3860 ruutkilomeetrit suur, natukene väiksem kui 10% Eestist ja see nüüd on siis Niiluse jõgi, see on siis Victoria Niilus, üks osa siis paljudest Niiluse harudest, mis liituvad kokku üheks suureks Niiluseks ja seda siis erinevatel andmetel võib pidada kas kõige pikemaks või pikkuselt teiseks jõeks maailmas. Amazonas on siis tänaseks tõusnud esimeseks, aga Niilust peeti, ütleme nii, et meie ajalõpikutes veel kõige pikemaks, mis on siis 6650 kilomeetrit ja temast voolab läbi pidevalt, kas sa ütles 2600 kuupmeetrit vett sekundis. Siin selles soos elab siis üle 200 erineva linnuliigi. And around 5 to 6 primate species. 5-6 primaadiliiki. Abid. We have the black and white colobus monkeys. Need on siis must-valge kolobus. The red colobus. Punane kolobus. The perfect monkeys. Velvet tahv. The red tail. Punase sabakahv. The rehoist monkey. Ja Holsti. And the rare grey-cheeked monkey. Ja siis mangapee, kes on siis hästi haruldane. On lucky days when we have enough fruits and food, the chimpanzees visit us too. Ja kui siin on palju valmivaid puuvilju ja marju, siis käivad siin soos ka šimpansid. Nad otsivad sellise hea kõrge koha, nad näevad kaugele, sellepärast et nad peavad pidevalt valmis olema või valves olema šimpanside tuleku suhtes. Et šimpanside lemmiktoit on see kolobusahv. Must-valge kolobusahv ja punane kolobusahv. Neid käivad siis šimpansid küttimas ja söömas. Ja kolobused pidid siis vahel mitte siis põgenemise asemel hoopis üritama võidelda šimpansitega, aga need ei ole teineteisele võrdväärsed vastased. Siin on 2 põhjust. Üks on see praktiline, ehk siis nad ei saa neid kätte. Nad on kõige kiiremad ahvid, kes siin metsas on. Nad toituvad ainult puuviljadest, suhkrut täis kogu aeg, suhkrulaksu all ja siis põgenevad pidevalt eest ära, et nad suudavad, no näete kui kiiresti ja kui peenikeste okste peal nad suudavad kiiresti liikuda, et nad kasutavad neid ainult vahepeal nagu põrkapatjadena, neid oksi. Et nad panevad kohe edasi, et nad isegi ei peatu mingi kerge oksa peal.
enne kui see jõuab alla vajuda uuesti. Nagu oravad meil. Jah, nagu oravad. Ja teine asi on see, et nendel liha haiseb. Et šimpansile ei meeldi selle liha hais. Valid ka veel, on? Šimpansid on väga valivad loomad. Tegelikult inglise keeles öeldakse rahvuspark, siis mõeldakse seda siin. Ja reserv on midagi muud. Meil on pigem looduskaitseala, on see, mis on siis nagu rahvuspark. Ja rahvuspark on midagi muud. Nii-öelda buffertsoonid, kus võib teha, aga samas peab nagu loodust ka hoidma. Kaelkirjakud on isased kaaluvad kuni 1,5 tonni ja emased kuni 1200 kilo. Ja erinevaid teooriad on, miks nad selliseks üldse kasvasid, miks nende kael läks nii pikaks, sest neil on endiselt samamoodi nagu teistelgi imetajatel 7 kaelalüli, selgroo-lüli kaela osas. Ja need on lihtsalt väga pikad. Üks teooria on see, et puud kasvasid nii-öelda kõrgemaks ehk eest ära ennast söövate loomade eest. Elevant. On elevant. Ja et eelkõige just need akaatsia puud, mille võred on sellised kõrgel laiad. Et üks peenike tüvi ja siis kõrge lai võra. Et kaelkirjakud on ainsad, kes saavad sealt mõnusalt süüa. Et näiteks, kui igal pool on kitsakarjad, siis seal ilmselgelt ei ole lõvi ja leopardi. Kui sa näed kuskil tühjust, niimoodi, et kõik loomad hoiavad nagu suurt perimeetrit ja kaugele, siis sa tead, et kui sa sinna keskele lähed, siis seal on mingid suured kisked. Kui sa näed raisakotkaid veel, siis sa tead, et need kisked on juba kellegiga murdnud. Kui hüään ära sureb, siis ta lihtsalt kõduneb ära. Või siis teine variant on see, et pargis, kui ta leitakse surnult, siis pargivahid viivad ta minema hävitamisele. Isegi raisakotkad ise? Isegi mitte keegi ei pidavad sööma hüääni, et hüään on selles mõttes nagu igasuguse toiduaheli lõpus. Et jõehobude nahk olla hästi õrn. Ja sariku nahk on paks, eks ole. Tema nahk on õrn. Ta ei kannata päikest. Sellepärast ta vees ongi ja öösel tuleb alles sööma. Et 2019 aastast saadik on siin veetase pidevalt tõusnud ja see algupärane kaldajoon oli siin, varasem kaldajoon, kus me praegu oleme. Krokodillid on ohtlikud sellepärast, et nad suudavad ülikaua vee all olla 2 tundi umbes korraga. Ja nad suudavad seda sellepärast, et nende südamel on mingisugune klapp, mis laseb siis südamest verel nii-öelda mööda liikuda. Ja sedasi väheneb südame löögisagedus 2-3 löögini minutis. Et seega veri ei liigu ja hapnik püsib siis nii-öelda ühes kohas, aga raku töö aeglustub. Ja see teine lind siin, tema on kormoranide sugulane, suurepärane ujuja, mis tähendab siis seda, et ta suudab sukeldada kala järgi. Ja siis ta keerab selja alati päikese poole, erinevalt siis tavalistest kormoranidest, kes keeravad vastupidi rinna ja näo päikese poole. Aga mis on ohud, mis on need asjad, mis ohustavad Niiluse jõge, on siis saaste. Inimeste enda jaoks on ohtlikud asjad siis Niiluses elavad loomad, ehk siis muidugi krokodillid, jõehobud ja siis ka üleujutused ja maalihked. Siis see vesi kannab endaga kaasa erinevatesse piirkondadesse sääski ja tsetsekärbseid, mis mõlemad siis võivad kanda inimestele ohtlikke haigusi, nagu malaaria, dengepalavik. Ta ei sõltu hooajast. Ta aasta ringi on kõige võimsam kost. Kindlasti on kostidid, mis on korraks võimsamad, lasevad ka 10 000 kuupmeetrit läbi või rohkem, aga mis näiteks teevad seda kevadi saabudes või suvel ja liustiku sulamise ajal. Ja siis jäävad kuivale jälle. Aga see on siin maailma võimsam kost, sest ta on kogu aeg ühtemoodi 6000 kuupmeetrit vett sekundis. Ja
selle kohalik nimi sellele jõele on siis Kira või Kiira ja Kiira on siis, tähendab möörgamist, veemürinat või veemöörgamist. Ja Victoria järv lõpeb seal selle saare taga. See tähendab seda, et Niiluse lätteks loetakse siis seda sama kohta seal saarekese taga. Seda sama saarekest loetakse siis Niiluse arvesse. See on see koht, mida käis siis Dr. Livingston otsimas kunagi. Ja et need on siis seetsekärbeste lõksud. Seetsekärbesed armastavad sinimustvalget. Ja et siin siis on Uganda papilinn, milleks on siis lõunakroonkurv. Ja Uganda lipuvärvid tulevad selle kroonkure enda värvidest. Ehk siis must on tema nahavärv. Yellow means sunshine, kollane tähendab igavest päikesepaistet, red, punane on vendlus ja valge on rahu. Oleme siin Lugogo soos ja kõigepealt siin käime, jalutame. Me ei tea kunagi, mida meile soo pakub, milliseid loomi, linde. Eelkõige lähme muidugi otsima siis seda kingnokka. Ja nagu eilegi tuleb püsida võrdlemisi vaikne, sellepärast et siit linnud kardavad palju kära. Nemad on siis meie juhid siin, giidid siin selles matkal ja loodetavasti jõuame kõik tervena ja ühestikust tagasi muidugi. Et aastaid tagasi oli neil sadu ninasarvikuid siin Ugandas. Neil olid nii laimokkud ja rammokk ninasarvikud siin, aga nad on siis sõdade ajal kõik salaküttide poolt tapetud. Viimane looduses elav ninasarvik kütiti siin 1983. aastal. 1997. aastal oli piisavalt pikk stabiilsus olnud, et otsustati hakata siis ninasarvikuid siia riiki tagasi tooma. 2001 aastal toodi Keeniast 2 ninasarvikut siia Entebbe loomaaeda, et hakata neid siis koha peal uurima ja nendega nii-öelda harjuma. Ja 2004. aastal otsiti siis selline koht nagu see Siiva, kus me praegu oleme. Ja siin otsustati siis neid white rhinosid ehk laimokk ninasarvikuid hakata kasutama, paljundama. Ja valiti välja siis maaõpp, mis on 70 ruutkilomeetrit suur ja selle ümber tõmmati elektrikarjus. Ja 2005. aastal sai see park siis füüsiliselt valmis ja toodi esimesed 4 ninasarvikut Keeniast. Ja siis 2006. aastal saadi kingitus Ameerika Ühendriikidest Orlando loomaaiast ja selleks oli siis 2 ninasarvikut veel lisaks. Ja 2009. aastal sündis siin esimene kohalik ninasarvik. Et mis nime te annaksite sellisele ninasarvikule, kelle ema on Keeniast ja isa on USA-st või vastupidi? Obama, yes. Täpselt nii, Obama. So we had to name the baby Obama. Ja praegusel hetkel on neil siis 43 juba neid laimokk ninasarvikuid. Ja kui neil saab täis 50, see number, siis nad alustavad Murchison Fallsis selle repopulatsiooni projektiga, siis ehk siis nad hakkavad viima esimesi ninasarvikuid sinna loodustesse, päris loodusesse tagasi. Et siin siis keskmine süükene külainimene, kes siin hütis elavad, sellised ja üldse lihtsalt lihttöölised ja linnades lihttöölised ja rahvas. Et palju nad teenivad umbes 200-250 000 shillingit kuus, mis on umbes $80. Ja see võib-olla selgitab ka seda, et miks Aafrikas toimub tihti nii palju igasuguseid konflikte. Miks nad lähevad oma valitsejate vastu sõtta, miks nad korraldavad riigipöördeid, miks siin on diktaatorid. Et nii kaua, kui inimene püsib laias laastus rahul, kuni tal on oma elu, oma tavalise tööga võimalik jõuda sinnamaale, et ta saab mugavalt ära elada. Niimoodi, et ta ei tunne väga millestki puudust, siis ei ole ka põhjust tänavatele põletama minna või diktaatorit või valitsejat maha võtma.
Thank you.